Tere tulemast Hiiumaa ringmajanduse tsooni. Ma selgitan, kuidas asjad meil siin Hiiumaal käivad, et mandriinimene end päris ära ei hirmutaks. Maailmas on palju prügi ja meie püüame hoida oma armast paradiisisaart puhtana. Seda saame teha ainult siis, kui suudame oma prügi õigesti sorteerida. Eesti Ringmajandusettevõtete Liit algatas projekti sortimisjaamad Hiiumaa koolidele. Selle eesmärk on see, et lapsed juba maast madalast õpiksid jäätmeid liigiti koguma ja jäätmed jõuaksid materjalina ringlusesse. Õunasüdame viskan biojäätmetesse. Meie Hiiumaa lastele õpetame, et loodust ja keskkonda, kaasa arvatud oma kodu, tuleb hoida puhtana. Meil on kokku mitu sorteerimisjaama, siin on üks. Meil on kogu maja peal hästi mitu tükki need kokku, et lastel oleks kõik alati käe-jala juures ja saaksid kohe oma prügi ära visata. Paberid viskame paberi ja papi konteinerisse. Kõik, mis pannakse segaolmekasti, läheb kas prügimäele või põletamisele. Sellest ei saa kahjuks midagi enam teha. Biojäätmed kogu liigiti. Neist saab teha mulda, komposti ja biogaasi. Näeb välja nagu muld, et mulla lõhn on ka. Paberist ja papist tehakse uusi pappi ja pabertooteid. Plastpakenditest sorteeritakse ringluspakend välja ja tehakse uusi plasttooteid, mis aga ringlusesse ei kõlba, kasutatakse energia tootmiseks. Klaaspakendist tehakse uusi pudeleid ja purke ja seda nii Eestis kui väljaspool Eestit. Aga Hiiumaa külaliste olmeprügile on meil mõeldud oranžid kotid, mida saab osta siit samast praamilt, kõikidest Coopi kauplustest või Kõpu tuletornist. Idee on selles, et tuled Hiiumaale ja siis sul tekib mõte, et kuhu ma viskan oma reisi jooksul tekkinud jäätmed. Konteinerid pannakse jäätmepunktidesse, et saad oma tekkinud olmeprügi sinna ära panna. Kuidas te saate ise igaüks loodust ja keskkonda puhtana hoida, me ei viska prügi maha. Seda teab küll iga väike ja suur hiidlane, et hoitakse iga väiksemat kui asja enda ümber. Seetõttu ka looduses liikudes sorteeri. Kui näed kuskil prügi, siis korja aga julgelt kaasa ja kasuta õiget konteinerit. Sest Hiiumaa koolilapsed juba teevad seda ning peagi on ka saarlastel midagi sellest õppida. Hoiame Hiiumaad koos puhtana!